Tere hommikust kõigile, kes on meiega liitunud. Kell on 11 ja eestlastele kohaselt oleme punktuaalsed ja alustame siis tänase Matic webinariga. Mul on hea meel näha, et juba praegu on siin vaated 170 osalejat. See on ületanud paljusid meie ootusi ja hea meel on näha ka seda, et me ei ole veel ära väsinud kõigist nendest webinaridest ja veebiseminaridest, mis viimasel ajal on moeks saanud. Minu nimi on Ott-Oliver Olgo, olen täna siis selle webinari moderaator ja miks me täna räägime, võtame ette sellise uudse sõna nagu Matic, mis siis tähendab matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja kunst. Siin on siis ka see visuaalne lahendus. Matic tuleneb siis ingliskeelsest sõnast STEAM, mis siis on levinud eelkõige just Läänemaades viimasel ajal uudse haridusvormina. Ja oleme täna siis külla kutsunud erinevad eksperdid, aga enne kui me hakkame neid tutvustama, ütlen ka teile ära, et saate küsida küsimusi siin chati kanalis, loodetavasti olete kõik selle üles leidnud ja näete seda enda ees. Samamoodi ei pea muretsema, kui praegu ei tule mõtteid pähe küsimusi küsida. Kogu see webinar ja ka järgmise 2 päeva webinarid on järelvaadatavad siis ka hiljem. Me paneme kõik need lingid ülesse, et ei pea kartma seda, et jääte praegu milleski ilma, et saate ka sõbrale või kaasklassi juhatajale või direktorina leiate seda, et äkki leiate mingid häid ideid. Nii siis, aga nüüd ilma pikem jututa tutvustame siis tänaseid esinejaid. Esmalt siis ettevõtja Andres Sirel, kes on kutsunud selle Matic webinari ellu ja kes siis algatas ka selle sõnakonkursi eelmisel aastal, et see võõrapärane akronüüm STEAM saaks eestikeelse vaste. Selleks eestikeelseks vastaks see STEAM ja ütlen siis tere Andres. Oled sa kohal? Nii, tere kõigile. Tere hommikust. Kus sa meiega liitud siis praegu? Ma tulin täna vahelduseks tegelikult siia Insplay kontorisse, et niimoodi kodus taustamüra eest natukene eemale saada, et olen siin niimoodi üksikus ruumis, et nii et tervituse kõigile. Järgmine meie debatis osaleja on Marit Remluga-Telk, kes esindab HITSAT. Tere Marit! Tere hommikust kõigile, minu poolt samuti tervitused Viimsist, et peale 6 nädalast Võrumaa metsade vahel olekut olen mina ka tagasi urbaniseerunud ja valmis teiega täna koos siin mõtisklema. Marit, pean sult küsima, et nüüd kui koolivaheaeg on läbi, siis mis on see põhiline ootus sinul sellele webinarile? Ma kujutan ette, et tegelikult selle webinari ajastus on väga hea, sellepärast, et Matic eeldab uutmoodi lähenemist ja võib-olla ka baastasemel teistmoodi mõtlemist. Nii et ma arvan, et see vahepeal raputus, mis meil on, mis on nüüd natukene stabiliseerunud, on tegelikult väga soota pinnas nüüd uuesti sellele mõelda. Ilma pikem jututa oleme edasi järgmise osaleja juurde. Mari-Liis Lind, Vivita loomekiirendist. Tere Mari-Liis! Tere! Ma pean ütlema, et see webseminari keskkond on selles mõttes kuidagi efektsem isegi kui Zoom, kui järsku ilmuvad pildid kõigist inimestest ja nüüd on meil ka täiesti välkkülalisena Kas ma sisenesin ruumi õigel ajal või liiga vara või liiga hilja? No, ütleme nii, et tsiteerides tuntud võlurit, et võlur ei tule kunagi liiga hilja ega liiga vara, eks. Et Risto, sina esindad meil täna Heateo haridusfondi. Räägi siis, miks sa oled siis siin haridusfondi esindajana? Kas sa kuuled mind, Risto? Risto, pani tõenäoliselt mikrofoni kinni. Mari-Liis, kas sina kuuled mind? Kuulen hästi. Selge, ma küsin siis sinult, et Vivita on panustanud selle tänasesse webinari ka ühe videoga, et ma saan aru, et praegu te küll aktiivselt neid loometubasid ei korralda oma seal kiirendis, aga millal võib loota, et alustate uuesti oma tegevusega Telliskivi loomelinnakus? No täna me tegelikult selliste videokõnede vahendusel ikkagi iganädalaselt oma liikmelastega tegeleme
praegu plaanime nii, et kui vähegi võimalik, siis kuskil mai keskpaigast hakkaks väiksemates sektsioonides 2x2 reegli järgi tegutsema edasi ka päriselt Telliskivis. Et me juba väga ootame seda, et saaks tagasi oma ruumidesse toimetama, et eks me oleme sellest puudust tundnud. Ja mina liitun kodust multifunktsionaalsest söögituba, lastetuba, kontorruumist. Saan aru. Tutvustame meie järgmist inimest, selleks kui Risto tegeleb paari tehnilise teemaga. Tutvustame haridusministeeriumist Imbi Hennot. Tere, Imbi! Tere! Mina olen, kui kohe ennetada küsimust, asun Lääne-Virumaal kodukontoris ja muutsin tausta tumedaks, et ma ei tea, et ma paremini välja paistaks. Imbi, ma küsin sult seda ka, et mis meeleolud on praegu haridusministeeriumis, et kas kõigil on käed-jalad tööd täis seoses sellega, et ühesõnaga lapsed koolis ei käi ja selle tõttu on rohkem tööd teha omajagu, või siis pigem olete just optimistlikult meelestatud ja arvate, et see ongi nüüd tuleviku töö, mis te praegu teete? Ei, no optimistlikult oleme me küll meelestatud, see on kindel. Aga huvitaval kombel, nii nagu koolides on tegelikult ikka need sõnumid tulevad, et õpetaja koormus on suurenenud, siis kuidagi see distantstöö koormus on ka ikka tihe ja intensiivne, nii et me oleme optimistlikud ja rõõmsad, et me saame niimoodi panustada hariduse toetamisse. Ja nüüd loodame, et äkki saame tagasi Risto. Risto, oled sa tulemas või mitte? Risto ei kuule küsimusi. No selge, eks me üritame nüüd sind kaugdistantsi poolt veel seda lahendada. Aga seniks, kuni Risto liitub meiega lõpuks ja saab oma heli korda, alustame tänase debatiga. Andres, kõigepealt esimene küsimus tulebki sulle, et mis pagana pärast sa selle Matic teema oled niivõrd südames asjaks võtnud ja selgita natuke teiste inimestele ka, kes on pärit, vaatan Valgast ja Pärnumaalt ja Mõtsalt ja igalt poolt mujalt teist nurkadest siin, et mis see Matic ikkagi on ja miks ta peaks üldse oluline olema täna aastal 2020, kohe kui mai algab? Ja, Matic on tõesti Insplay'le väga selline südamelähedane ja et kui rääkida natuke sellest taustast, et miks ta on oluline, siis on hea võib-olla võtta kokku see, et see Matic õppe iseloomustab selle 5 valdkonna lõimitud õppimist ja seal on kesksel kohal ka loovus, probleemide lahendamine ja ka selline koostöö. Et tegelikult maailmas on erinevad uuringud näidanud seda, et selline lõimitud õppe annab sellise just nagu hariduse ja teadmised, mis meil kõige paremini hakkama saamiseks on vajalikud nii praegu kui tulevikus ja siis selle tõttu me räägimegi Maticust väga tulevikuoskuste kontekstis. Et mul on endal ka 2 tütart ja mina tahaksin ka, et nad tegelikult saaksid nii juba lasteaias, koolis kui ka muidu kodus näiteks ja mujalt saaksid endale sellise oskuste pagasi, mis neid kõige rohkem tulevikus toetab. Ja selline maailm on tänapäeval väga tehnoloogiliseks muutunud, et selline digitaiplikkus ja ka selline loominguline lähenemine probleemidele, et see on tähtis. Nii et see on see, millele Matic väga palju tähelepanu pöörab ja toetab kaasa, et see õppe oleks laste ja tegelikult kõigi jaoks elukestvalt huvitav ja kaasav. No selle peale tahaks muidugi küsida kohe Imbi Hennot otsa, et Imbi, et mida me selle Maticuga siin jamab ja kui tegelikult on ju kõik on hästi justkui hariduses, et testide tulemused on head, õpilased on loovad, õpilased on targad. Kas meil on seda Maticut tingimata vaja või mitte? Et kui rahvusvahelises võrdluses vaadata meie õpilasi, siis tõesti on tulemused head. Aga me oleme neid Eesti-siseseid analüüse ka teinud ja sealt ikkagi tuleb välja, et kui me räägime loovusest ja kriitilisest mõtlemisest, siis see Eesti haridussüsteemi põhiprobleem on see, et kõigi õpilaste loovus ja kriitiline mõtlemine ei ole just kõige, nii hästi välja arendatud, kui võiks olla, kui võtta teisi edukaid riike. Nii et
ja võib-olla see on ka see põhjus, miks ei ole veel neid noori seal kõrgkoolis nii palju, kui me sooviksime inseneeria valdkondades või ka siin täppisteadustes, et me peame rohkem pöörama koolides tähelepanu selle loovuse, kriitilise mõtlemise ja nende üldse kõrgemate mõtlemisoskuste kujundamisele ja juba esimesest klassist peale peaks nagu mõtlema seda, milliseid loovaid ülesandeid me õpilastele pakume. Aitäh sulle selle mõtte eest. Ma küsiks muidugi selle peale kohe otsa ka meie teised kahed praegu, kes on siin aktiivselt olemas, et nii Mari-Liis kui ka Marit, aga võtaksin enne siis äkki Mariti. Marit, kuidas sina näed seda, kas... Ma ei tea, ma ütlen siin ka, ma ei kuule mitte midagi. Ma kuulen ainult neid, kes räägivad, aga et kui keegi minu poole pöördus, siis ma ei ole midagi kuulnud. Ma kuulen ainult, kelle video on ees ja kes räägib, ma küsimust ei kuule, siis ma kuulen neid vastuseid, praegu on üsna segane see asi, et see on ainult minu viga või? Tõenäoliselt on. Kristo, kirjutan sulle otsa. Okei. No tänapäeva tehnoloogia ikkagi korraldab aeg-ajalt vingerpussi, et ei ole ka meie paraku kaitstud selle eest, ei ole ka Mark Zuckerberg ega Jeff Bezos Amazonist, et paraku see juba selline on. Aga jääme pooleli praegu siis Mariti juures, et Marit, kuidas sina näed, kas meil on Eestil vaja natukene uut moodi hingamisse meie õppesüsteemi või tegelikult saame ka vanaviisi hakkama? Mulle see küsimus hästi meeldib ja tegelikult mulle meeldib selle küsimuse juures ka see, et tegelikult me hästi palju tunneme uhkust selle üle, et meie nii-öelda testide tulemused on aasta-aastalt tipus või tipu lähedal. Ja võib-olla ma tahaksingi alguseks öelda seda, et ega see ei ole juhuslik, et need testide tulemused on tipus või tipu lähedal. Et see tähendab, et me oleme selleks midagi teinud ja teinud asju sellisel viisil, et tulemus saaks sellisel tasemel nagu ka välja paista. Ja see on aastate pikkuse järjepideva töö tulemus ja järjepidevustega tähendab ka muutustega kohanemist. Ja me teame seda, et täpselt samamoodi alati jätkates ei pruugi enam hakkama saada. Et nii nagu täna ka siin on juba mainitud on, et tööturg ootab inimest, kellel on väga hea koostöö ja probleemilahendusoskus, kes oskab loovalt probleeme lahendada, kes oskab luua seoseid, päriselt mõista ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et selline STEM-suhtumine ja STEAM-õppe, mis ühendab endas nii selle tehnoloogia, loovuse, reaalainet, et see peaks justkui olema suurepärase potentsiaaliga lähenemine, et neid vajalikke oskusi kompleksselt arendada. Aga ma hästi korraks võib-olla sellise muutuste ja uute lähenemiste juures pööraks just selle STEAM-õppe kontekstis tähelepanu sellele, et kui me vaatame selle STEAM-retsepti koostisosi, tehnoloogia, reaalained, loovus, et siis me teame, et üks on kindel, et mis puudutab tehnoloogiat, siis selle areng ei peatu, et see maailm liigub suurel kiirusel edasi ja päris kindlasti suur osa tuleviku töökohtadest, kus tänased õpilased saaksid oma potentsiaali näidata, on seotud tehnoloogia arenguga. Ja mida me kindlasti ei saa eeldada on see, et koolid veel vähem õpetajad jõuaksid kursis olla tehnoloogiamaailma arengutega, et nad peaksid justkui teadma, et mis on tulemas ja mida nad peaksid oma õppijatele õpetama. Et siin nagu HITSA viivast 2 aastat on võtnud täiesti teadlikult selle rolli, et me püüame siis ise seirata tehnoloogia trende, tuua need koolide lõpetajatele arusaadavas keeles lähedale ja hariduse tehnoloogia kompass on siis see, mis iga-aastaselt toob välja, mis on need tehnoloogia muutustest ja suundadest tulenevad teadmised, oskused, mida me peaksime koolides õpetama hakkama, aga samamoodi, kuidas see tehnoloogia tegelikult tuleb appi nii-öelda õppeprotsessi loovamaks muutmisel või atraktiivsemaks või köitavaks ja nii edasi. Et mida ma tahaksingi öelda on see, et eeldusel, et me suudame, et haridussüsteem suudab tehnoloogia arengutega kaasas käia, kas või olla kursis, mis on need teadmised, oskused, mida me peaksime õpetama. Samal ajal, et meie õppijate ainelased teadmised on endiselt väga head ja nii-öelda need testide tulemused, mille me oleme uhked ja loodan, et saame ka edaspidi uhked olla. Ja samuti, kui see STEAM-suhtumine saaks hoogu juurde, siis me arvan, et me võiksime olla väga edukad oma tulevikutegijate ettevalmistamisel. Et sellised mõtted on minu peas. Ma sellest ajendatuna tegelikult muudaksin küsimus ka Mari-Liisile. Et Mari-Liis Vivitad korraldab tõesti väga huvitavad ja põnevaid kompleks töötube ja ühesõnaga
õppetunde, kus siis on ühendatud mitu õppeainet tegelikult ära. Ma tahan küsida, et kas see võib olla natukene ka hariduse tulevik, et meil on järjest rohkem Vivite-suguseid kiirendid ja selliseid fanaatikutest koosnevaid organisatsioone, kes siis teevad selle töö ära, mida õpetajad lihtsalt ei jõua teha oma koormuse kõrvalt. No, ma tahaks väga loota, et seda meie tüüpi tegevust aina rohkem haridusse tuleb juurde, et ma olen alati olnud seda meelt, et laste õpetamine või laste õppimisprotsess ei saagi olla ainult kooli või õpetajate ülesanne, et see peab juba algama kodust, see peab olema kogukonna küsimus, et mida rohkem me suudame kaasata laste motiveerimisse, nendes uudishimu tekitamisse erinevaid inimesi, erinevaid organisatsioone, seda parem see on ja seda rohkem nad näevad ka seoseid. Mulle tundub, et kõige parem viis on alati õppida meil endalgi ju praktikutelt, et seetõttu see on ka, mida meie Vivitas teeme, me toome laste juurde päris praktikud rääkima enda valdkonnast, näitama oma valdkonna tegevusi ja siis neid erinevaid valdkondi siduma, et Vivita tüüpi tegevus kindlasti ei hakka asendama kooli, aga ma tahaks, et nagu selline kooli ja mitmete erinevate matikaoskusi propageerivate algatuste sümbioos võiks küll aina rohkem levima hakata. Aitäh sulle. Risto, kas sa kuuled meid nüüd? Jaa, nüüd on kõik korras. Enne ma kuulsin seda kõike valikuliselt, oli väga huvitav. No, suurepärane. Risto, sina esindad meil Heateo haridusfondi. Siin just Maris rääkis, et ta ütleb, et järjest rohkem võiks saata inimesi erasektorist ja mujalt, kui natuke anda neid tunde ja anda oma panuse siis ka sellele kõigile õpetajatele meie koolisüsteemis. Kas sina oled ka viimase näiteks aasta sees käinud siis koolis rääkimas õpilastele matemaatikast või ettevõtlust või millest iganes, et mis kogemus on nende külalistundidega? Ma külalistunde, nendes ei ole osalenud, mida see Heateo sihtasutus siin korraldas, küll aga olen käinud ettevõtlusest rääkimas ja olen ka siis vedanud sellist projekti nagu Koodiahv, mis siis programmeerimist õpetas koolides õpilastele. Ja ma olen nagu koolidega päris palju kokku puutunud, aga jah, kahjuks nagu sinna külalistundidesse ma ei jõudnud. Et jah. Praegu tegelikult sul on see variant olemas iseenesest, sest ma tean, et selline variant on tehtud, aga ma tahtsin küsida ka sinu suhtest STEAM-haridusega, et palju sa oled ise seda valdkonda uurinud ja miks sa, ühesõnaga, kas sul on mingisugune kujunenud hoiak selle suhtes ka olemas, et kas on Eestis kohaldatav või mitte? Miks ta kohaldatav ei ole, et loomulikult ma suhtun sellesse positiivselt, ma olen seoses ka see hakkasime nagu enda lastest nagu pihta, et ma tahtsin oma lastele leida nagu võimalusi, kuidas nad saaksid siis seda õppida. Ja siis ma kaevasin interneti läbi, otsisin igasuguseid õppevahendeid ja sealt avanes mingisugune müstiline maailm, mida ma nagu ausalt nagu, et mul tundus, et kooliõpetajad ei ole seda üles leidnud. Aga tegelikult pärast ikka mõned on leidnud ka, et see ei ole nagu päris tõsi, eks ole, et neid vahendeid kasutatakse ja minu meelest on nagu internet täis nagu väga lahedad vahendeid ja ka õpetaja, ütleme, efektiivsust meeletult tõstvaid vahendeid. Et ma selle enda programmeerimisõppe siin tegin niimoodi, et ma ei tea, töö kõrvalt natuke tegin ja kahjuks mingi nagu jõud natuke rauges, ütleme, et seda töö kõrvalt teed, ega seda nagu see jäi natuke nagu jooksis natuke kinni, aga tegelikult on müstilised vahendid ja õpilastele see minu meelest tegelikult nagu väga meeldib, et kui me jõudsin nagu sinna välja, et kui anda nagu valida, eks ole, et kas sa tahad nüüd seda igavat töövihikut teha või siis nagu neid programmeerimise ülesandeid tahan. Siis nad raudselt valivad selle, on ju. Kui sa annad valida, et kas mängi arvutimänge või tee need programmeerimise ülesandeid, siis loomulikult arvutimängud võidavad, on ju. Et nagu koolitööd nad raudselt asendaks nendega. Et seal ongi see, mina tegin seda nagu nii, et nad piisad lisaks koolitööle tegema, mis tegi mu elu natuke nagu raskemaks, eks ole, et ma pidin ütlema, et tee lisatööks. Aga kui sa ütleksid nüüd selle koolis, et kuule selle õpetaja, ei taha halvasti öelda, selle mula kõrval, mis ta räägib, see on jumal igav.
et teine ülesanne, ma arvan, et nad teeksid neid nagu hea meelega, eks ole. Et seal nagu, kui mulle tundub, et see koolisüsteem on ikka nagu see aja raiskamine, õpilase aja raiskamine, mis nagu koolisüsteemis toimub, on nagu meeletu. Et kui seal nagu, seal on nii palju nagu efektiivsuse tõstmisruumi, nii õpetaja kui õpilase jaoks. Aga seda, ütleme, mootorit muuta loomulikult ei ole keeruline, eks ole, seal on harjumused, seal on nii palju asju, eks ole, et hea siin tarbutada, aga kui öeldaks mulle, et mine muuda ära, ega ma siis ei oskaks ka kuskilt ausalt pihta hakata. Võib-olla oskaks, aga ega see lihtne ei ole. No selle peale ma muidugi küsiks kohe Andreset ja Maritilt, et kõigepealt Maritilt, et naised enne ikkagi, aga et kas teie olete lastevanematele ja ekspertidele nõus sellega, et efektiivsuse tõstmiseks on ruumi kõvasti koolides või mitte? Aga Marit esimesena. Ma ei tea, kas nüüd räägida nagu efektiivsuse tõstmisest või lähenemisest, sellepärast et ma usun, et nii palju, kui ma olen kuulanud õpetajaid ja kuulnud koolide lugusid, siis see väga paljuski sõltub koolist, kooli hoiakutest, valmisolekust, suhtumisest, õpetajatesse, kooliperest üldse. Et me ju teame, et täna on väga palju, mitte väga palju, just vähe, aga on koole, kes kasutavad mitte klassikalist lähenemist õppeprotsessile ja klassikalist mudelit, vaid teevad seda hoopis teistmoodi. Ehk siis mina arvan, et see on väga palju ikkagi nagu, koolil on piisavalt palju vabadust, et selliseid otsuseid ise teha, et pigem on küsimus õpetajate koolide valmisolekus, tahtes, valmiduses eksperimenteerida ja katsetada uut viisi õppimist ja õpetamist. Aitäh. Andres, mis sinu nägemus sellest on? Ma lisaks enda nagu kogemuse näitel, et eks kindlasti ma usun, et iga kool ju tegelikult tahab anda oma õpilastele ka parima hariduse, aga mida ma näen ka oma tütarde näitel, et see õpikeskkond koolis võiks olla kindlasti palju rohkem mängulisem, mille kaudu just toetada sellist enesekindlust ja läbi selle, et pakkuda neile selliseid erinevaid uurimis- ja avastamisõppeprojekte. Praegu väga palju ikkagi keskendutakse selle nagu teadmiste tuupimisele, aga selliseid praktilisi selliseid ülesandeid, kus lapsed saavad ise nagu mõelda välja lahendusi ja mitte lihtsalt mingi materjali selgeks tegemisel, et neid on veel väga vähe. Nii et läbi käed külge sellise praktilise tegevuse õpivad ikkagi lapsed kõige rohkem, ma leian. Imbi, veeretame palli sinu väravasse, et mida saab haridusministeerium siis kaudselt ära teha, et seda mängu oleks rohkem meie koolides? Käelisi tegevusi te mõtlete mängu all, jah? Et ega siin aastate jooksul on ju ikkagi püütud ju pidevalt ka läbi õppekava on antud neid juhised, kuidas praktiliselt õppetegevusi läbi viia, eriti nendes loodusainetes ja sealhulgas ka matemaatika. Nii et ega õpetajad ikkagi natuke rakendavad ka, aga mina siiski arvan, et meie edupant on ikkagi see, et me tagame väga head baasteadmised või need oskused õpilastele ja siis hakkame üles ehitama seda kõike seda hands-on activities ja praktilisi tegevusi ja loovust, seda kriitilist mõtlemist ja kõike seda minu meelest tuleb toetada õpetajaid nende juures, tähendab, et nad mõistaksid, kuidas seda õpilastel seda loovust kujundada, kuidas rohkem selliseid erinevaid tegevusi teha, et nad täidavad õppekava ja püüavad siis vastata nende nõuetele, mida riik on seadnud, aga neid tuleb väärtustada, neid igapäevaseid tegevusi seal klassides, sest just need on see õpetajate töö loob eeldused selleks, et meile noored lähevad pärast inseneeriasse ja nendele erialadele, mis ühiskonnas on vajalikud ja toetada neid ka IT rakendamises, aga üldiselt meie õpetajad saavad hästi hakkama, aga vajavad tuge. See on minu arvamus.
Ma olen sellega sinuga osaliselt nõus, ma tooksin siia kohe teise nurga veel otsa, et võib-olla me ei peaks ka seda nõudma seda mängulist niivõrd õpetajat, vaid lapsevanematelt, aga siin on nüüd küsimus selles, et palju lapsevanematel on reaalset aega, ma küsiski loomulikult selle Sepsküla lapsevanemat, et võib-olla alustan siis Andresega, et kuidas sina näed, kuidas lapsevanemad saaksid oma töö ja muude kohustuste kõrvalt siis võtta selle mängu andmise rolli siis üle õpetajatelt võib-olla omajagu ja seeläbi edendada Steve-õpet, matikaõpet? Ma usun, et lapsevanematel kindlasti on siin selline võtmeroll ja eks see kõik algabki ju sellistest prioriteetidest pihta ja ka võib-olla esialgu nii-öelda diskussioonist, et aru saada, et mis võiks olla lapsevanema roll üldse oma laste nii-öelda sellises õppeteekonnal, et me kindlasti nagu müts maha kõigi nende lapsevanemate ees, kes on käinud oma siis koolis näiteks ja rääkimas, mida nemad päris elus nii-öelda teevad oma töökohast, oma ettevõtmistest, et see kindlasti loob seda nagu silda, aga ja ma näiteks ühe näitena võin tuua, et olen ise käinud ka siis oma vanema tüdruku nii-öelda sellises loovustehnoloogia ringis, unicorni ringis ise ühte tundi läbi viimas, et see kindlasti andis mulle ka nagu teatud mõttes teistsuguse võib-olla nagu arusaamise, et kuidas see päriselt see ühe tunni läbiviimine koolis tegelikult on, mis neid tüdrukuid üldse lapsi tegelikult huvitab ja sealt ma arvan, et mul on pärast seda kindlasti võimalik nagu rohkem ka kaasa rääkida, mõelda tegelikult, et anda ka siis õpetajale sellist tagasisidet, mis teda võiks aidata selles, et mingid nagu teemad teha huvitavamaks. Aga ma usun, et siin on kindlasti alati taustal on ka selliseid põhimõtteid, nagu, mida tasubki meelde tuletada nii lapsevanematele kui ka õpetajatele. Et näiteks ka see, et kuidas saada mingites ainetes nagu õpetajad omavahel rohkem koostööd tegema, julgustada neid kutsuma külalislektoreid, lapsevanemaid oma tundi ja kuidas seda tundi ehitada natuke nagu teistsugusemaks, et iga tund ei mööduks nagu täpselt samas rütmis, et muidu see muutubki laste jaoks igavaks. Oliver, sul on praegu mikrofon kinni. Ma annaks kommentaari veel Ristole ja Mari-Liisile ja siis ühesõnaga teie nägemus sellest nii haridusfondi esindajana kui ka siis Vivita esindajana. Aga esmalt äkki siis Risto. Ja lapsevanematest oli jutt, jah, et mul endal on siin 4 last, siin kodus käib töö üsna aktiivselt, et ma nagu, kui me nagu kuulsime seda, et õpetajate muutmine on nagu raske ja õpetajatel on raske elu ja kui nüüd mõelda, et me peame nüüd need 400 000 lapsevanemat ümber muutma, et loomulikult lapsevanematel on kõik lapse kasvatamises üsna oluline roll, aga siiski, eks ole, lapsed koolis veedavad suurema osa oma õppimise ajast, eks ole. Ja mul nagu tundub, et lapsevanemad on üldiselt nagu, ma ei tea, võib-olla ma elan mingis nagu silos või nagu räägin omasugustega, aga tegelikult lapsevanemad suhtuvad nagu ikkagi üsna kreatiivselt ja nagu tõesti tahavad selle kaasa aidata ja on pigem üsna innovatiivsed, aga see võib-olla on nagu minu tutvuskonna nagu paiast vaade, eks ole. Aga ma tahaks loota, et see on niimoodi ja aga minu meelest nagu suurem töö ikkagi oleks nagu vaja ära teha nagu selles koolisüsteemis, eks ole, et seal nagu seal on vaja muuta nagu vähem inimesi ja selle nagu mõju lastele on tegelikult nagu oluliselt suurem, eks ole. Et kui mõelda, et me tahame, meil on nagu postulaadis oleme nagu ühel meelel, eks ole, et me tahame loovust arendada. Küll aga me ikkagi nagu, me tegelikult ei julge seda teha. Ehk siis me ütleme, me tahaks seda arendada, aga taame selle korrustavel ikka enne pähe ära, sest muidu ikkagi ei saa seda loovust. Korrustavel peas ei ole, siis ei ole siin mingit loovust. Et see on nagu natuke, eks ole, see võib-olla mõtteviis, et tahaks küll, aga ei julge. Sest muidu äkki ta ei saagi seda korrustavelit, või äkki ta ei hakkagi lugema. Kui ta nagu 8-aastaselt ei loe, siis põhimõtteliselt on nagu õudne jama. Aga võib-olla ta 12-aastaselt lugema, eks ole. Ega see iga inimene õpib lugemise ära. Ma ei ole näinud ühtegi enda vanust inimest, kes ei oskaks lugeda.
ja nad saavad ka selle korrustabeli selgeks. Kas ta saab see selgeks 6-aastaselt, 7-9-aastaselt, tegelikult ju nagu vahet ei ole. Aga see koolisüsteem nagu surub nad sinna, et kui sul see 6-aastaselt selge ei ole, no siis nagu kahed lendavad on ju ja lapsevanemad tulevad kooli aga ole loov. Me anname ikka nagu üsna, ütleme, nagu vastakaid signaale, eks ole, oma sõnadega ja oma tegudega. Et selle peale peaks nagu mõtlema. Mari-Liis, sinu nägemus sellest? Ma mõneti olen Ristoga siin sama meelt, et võib-olla ma läheks samm kaugemale, et minu meelest see praegune kooli- ja haridussüsteem on ju välja töötatud nagu ajal, kus meil ei olnud tehnoloogiat ja see ongi maksimaalselt standardiseeritud, et me saaks klassitäie õpilase nagu ühes rutiinis või ühes rütmis järgmisele nagu teadmiste tasemele viia. Täna meil tegelikult ei ole ju enam vajadust sellise õppe järele. Meil peaks olema võimalik palju individuaalsemalt läheneda, et kui mõeldagi nüüd nendele, ma ei tea, 10-selt lugema hakkavatele lastele, kellest Ristoga rääkis või et meil peaks olema täna juba tehnoloogia abiga võimalik tegelikult iga lapse individuaalset õpiteekonda toetada, tema nii-öelda loovat probleemilahenduse oskust toetada, et kindlasti, kui sa algselt küsisid, et kas vanematel ja kodul on selle roll, loomulikult on roll. Juba lasteaias peaks nagu tegelema nende teemadega, et see ei saa ka olla midagi, mis hakkab koolist pihta, aga minu tunnetus on küll see, et selleks, et selline matik mõtteviis laiemalt üldse hakkaks meie lastes, meie täiskasvanutes nagu valdavalt esinema, selleks oleks vaja tegelikult haridussüsteemis natuke muudatusi teha, oleks vaja läheneda individuaalsemalt sellele õppeprotsessile. Mulle tundub, et seesama meie viimase 7 nädala jahmatav eksperiment, kus kõik lapsed on äkitselt pidanud kodus ise õppima hakkama, vanematel on oluliselt suurem roll õppetöö toetamisel, on näidanud tegelikult, et neid muudatusi on väga kiirelt võimalik teha, et me kõik nagu kogeme seda, et jah, lapsed tegelikult õpivad palju kiiremini, koolitöö on palju varem tehtud, et need koolipäevad ei pea enam nii pikad olema, see tuleb küll täna paljuski kodude enda arvelt, aga me näeme, et see õppida on võimalik teistmoodi, kui keegi oleks meile, ma ei tea, 10 nädalat tagasi öelnud, et nii on võimalik koolis käia, oleks täiesti selgelt kõik öelda, et ei, et sellist eksperimenti ei tee, see on natuke liiga hirmutav. Aga et kui olukord nõuab seda, siis me näeme, et tegelikult see kõik on võimalik. Et mul on tunne, et meil on ruumi väga paljude suurte uuenduste jaoks, meil lihtsalt on natuke hirm need ette võtta, kuni ei ole nagu olukorrast tingitud vajadust. Aitäh sulle selle mõtte eest. Meie debati aeg hakkab väga üllatavalt kiiresti läbi saama. Et lõpetuseks ma võiks kõigepealt ühe konkreetse ettepaneku, et ise otsustada, kas te teete selle ettepaneku haridusjuhtidele, teete lapsevanematele, kes siin on, või teete siia õpetajatele, kes siin praegu on. Üks konkreetne ettepanek, kuidas tuua rohkem matikaõpet koolidesse ja alustame näiteks Ristost. Ja ma varjaks natuke üldisemal tasemel, et meil nüüd keelati ära koolis käimine, väga hea otsus. Järgmine asi, mille võiks ära keelata, on töövihikud. Lihtsalt võtame kõik töövihikud ära ja mis juhtub? Õpetajatel tuleb meeletult aega juurde. Ei ole vaja töövihikuid kontrollida, sellepärast internetikeskkonnad teevad selle automaatselt ära. Ma ei tea, mida need õpetajad oma vaba ajaga pihta hakkavad. Ilmselt hakkavad õpilasi õpetama. Tuleks kasuks. Ja vaata, mis juhtub. Et vist nii hullu ei saa juhtuda. Aitäh, Risto, selle väga provotseeriva ja hea mõtte eest. Imbi, mis sinu konkreetne ettepanek on, et kuidas me saaksime rohkem matikaõpet koolidesse ja kodudesse? Et ma tahan seda öelda, et igasuguse haridussüsteem on praegusel ajal maailmas edukam, kes suudab rohkem kujundada õpilaste neid loovaid oskusi, millest ma ennem rääkisin. Nii et ja seda, et ka praegu see individuaalsete õpiteede nii-öelda toetamine ja sedama õpetuse individualiseerimine ongi praegu haridusministeeriumi prioriteet. Nii et ma ei näe nagu mingisugust takistust selleks, et seda matikut
ei jõuaks rohkem kooli. Aga see ei saa olla lastevanemad, et nüüd kõik tublid lapsevanemad võtavad asja kätte. Meil on praegu, kui te nüüd vaatate globaalselt, ka UNESCO on seda öelnud, et praeguse olukorra kõige suuremad kaotajad on need lapsed, kes ei taha koolikohustust täita. Tähendab, kõikides süsteemides praegu kaovad lapsed. Mingi grupp ja ma võiks öelda, et see võib olla kuni 15% nii-öelda õpilaskonnast, kes tegelikult vajavad seda koolitoetust, nii et see ei saa jääda ka ainult vanemate peale, et ikkagi tuleb, ikkagi haridussüsteem on see, kes kool, õpetajad, et nende kaudu saab siis seda toetada loovust ja ka seda matiku jõudmist rohkem nii-öelda sellesse teistmoodi õppesse. Aitäh! Aitäh sulle, Ibi! Mari-Liis, sinu konkreetne ettepanek? Ma kaotaks ära need standardsed 45-minutised tunnid või 40 minutit, mis nad tänapäeval on. Et mul on tunne, et me ei pea nagu seda koolipäeva ja õppimist rütmitama selliste tsüklitega, et pigem teeks selliseid laiemaid teemapäevi, teemanädalaid, et osad koolid juba lähenevad selliselt, aga mulle tundub, et see võiks olla viis, kuidas õppida, et sa saadki sügavuti teemasse sisse minna, sellega ennast kurssi viia, seal katsetada erinevaid asju, siis liikuda järgmisse teemasse ja siis hakata teemade vahel seoseid looma, et see selline tohutu hakkimine on, mulle tundub ka nagu ajast ja arust. No nii, Marit. Aitäh! Et ma ei tahaks ainult ühte öelda, ma ütlen vähemalt kaks. Üks ettepanek oleks see, et me võiksime investeerida ikkagi õppekava arendusse ja olla rohkem agiilsed ja julgemad, sellepärast et tegelikult see, millele õpetaja saab toetuda, mis on õpetaja jaoks vahend, mida ta usaldab, on õppekava. Ja kui me suudame õppekava arendamise protsessi muuta kiiremaks ja anda selle nii-öelda selliseks heaks nii-öelda asjaks, millest nagu kinni hakata või millele toetuda, siis see aitaks kindlasti õpetajaid väga palju ja toetaks õpetajaid. Ja teine, mis kindlasti on koostöö, et koostöö eri tasanditel, et koostöö nii-öelda haridusvaldkonnas ja ettevõtete vahel ja samamoodi nii-öelda sellel tasemel, et õpetajad saaksid omavahel koostööd teha, koolide vaheline koostöö ja nii edasi, et need võrgustikud sellised ja nii-öelda soodne pinnas koostööks on ka see, mis seda kõike võimestab, sealhulgas ka kiiret õppekava arendust. Et need oleks minu 12 põhifookust. Enne kui ma annan lõppsõna Andresele, siis võtan kiiresti ühe lugeja küsimuse või vaataja küsimuse siis ka, et Silvia Paluveer on kirjutanud hästi, et tõesti atraktiivse veebiplatvormi paraku maksavad ja selle jaoks pole raha eraldatud, et kindlasti see on ka tõepoolest, see on üks valdkond, millega on vaja tegeleda lähiaastatel raudselt, et pole mingit kahtluski. Aga Andres, sinu viimane konkreetne ettepanek ja siis näitame ka ühte videot ühest eksperimendist. No ma lisaks siia lõppu võib-olla jätkuks ka Mari-Liisi veel mõttel, et see teemanädalad, et mul lapsed on vahepeal õppinud Malaisias sellises koolis, kus tegelikult oli sellised tõesti nagu teema, seal isegi oli paari nädala kaupa võeti nagu ühte teemat ja seda oli läbivalt nagu erinevates ainetes. Et see oli nagu tõesti selline, kus ma nägin, et selline ind nagu õppimise vastu oli hoopis teisel tasemel. Ja mida ma siia otsa nagu soovitaks, et kuidas seda nüüd tegelikult päriselt nagu siis ellu kutsuda koolis oleks see, et koolidel võiks olla selline oma selline nii-öelda majasisene matik mentor, kes oleks selline õpetaja, keda siis saaks juba nagu toetada, kellel oleks juhtkonnapoolne ka selline tugi, et olla teistele eeskujuks, toetada sellist nii-öelda uute nende eksperimentide nagu läbiviimist, selliste teemade nagu sissetoomist, otsida, kuidas neid aineid omavahel saaks nagu lõimida ja tuua ka sellist nii-öelda rohkem avastamist, uudishimu keskset õpet igasse kooli. Et matik mentor oleks minu soovitus. Aitäh sulle, Andres. Tuletan kõigile debatis osalejatele meelde, et nüüd, kui me hakkame videot näitama, palun lülitage oma kaamerad ja mikrofonid välja. Aitäh teile kõige osalemast. Andresega kohtume ka järgmistel päevadel, teisi loodan näha vähemalt kuulajatena ja võib-olla aktiivselt osalejatena siin chatis, miks mitte. Ja ka ilma pikema jututa lähme edasi siis ühe video poole, nimelt Vivita tervitused Mari-Liisi kolleegile, teisele Mari-Liisile, tegi koos ühe õpilasega valmis ühe eksperimendi legodega ja näitame siis ühte viisi, kuidas siis ühte Lego eksperimenti teha ka kodus või koolis, vahet pole. Nii.
Kas sa oled mõelnud, miks on sillad nii tugevad ja kuidas nad suudavad kanda nii palju koormust? Uurime, kuidas sildu ehitatakse, milliseid erinevaid sildu on olemas ja teeme lõpus ühe eksperimendi. Ehitame Lego klotsidest ühe silla ja katsetame, kui palju koormust see kanda jaksab. Sildade puhul vist ei kehti see mõte, et miks minna otse, kui saab ringiga. Sildade otstarve on selleks, et me saaksime ületada orge ja veekogusid või ka teisi maanteid. See on selleks, et me saaksime neid teekondi, mis meil on vaja teha lühema ajaga. Sildu on olnud läbi ajaloo väga erinevaid, aga arvatavasti esimesed sillad olid hästi lihtsad kivist üleminekud jõgedest, kuhu sai lihtsalt peale astuda või täitsa tavaline lihtne puidust tala üle oja või ka mõni selline laudistee läbi soode või rabade. Teadaolevalt kõige esimene sild asub Šveitsis ja selle vaiade vanust on hinnatud 1523 aastat enne Kristust. Ja teadaolevalt kõige vanim kivisild asub Kreekas ja sellel arvatakse olevat vanust 1300 aastat enne Kristust. Nüüd hüppame aga mõned sammud edasi ja lähme antiikaega. Antiikaega ühed kõige suuremad sillameistrid olid roomlased ja teadaolevalt on siiamaani üle terve Euroopa sildu, mis on roomlaste ehitatud ja siiamaani püsivad püsti ja on jätkuvalt kasutuses. Roomlaste saladus oli tsement ja tsementi nad kasutasid mitte ainult sildades, vaid ka oma majade ehitamisel. Esimesed raudsillad tekkisid alles 18. sajandi lõpul ja kõige esimene ehitati Inglismaal. Ja kui 19. sajandil oli tööstusrevolutsioon, hakati juba kasutama ka laialdasemalt raud- ja terassildu. Sildade ehitamine on inseneridele väga suur väljakutse. Kas valede arvutuste või ehitusmaterjalide või oskuste tõttu on nii mõnigi sild ajaloos kokku kukkunud? Võib-olla kõige rohkem on minul meeles paar aastat tagasi Itaalias kokku kukkunud sild, mille keskmine osa vajus majadele peale. Nüüd aga räägime, milliseid erinevaid sildu on olemas. Kõige lihtsam sild on talasild, millel on üks lihtne tala ja mõned tugipostid. Selline sild ei ole aga kõige tugevam sild. See võib väga lihtsasti koormuse all puruks minna. Lihtsa talasilla saab teha tugevamaks sõrestikuga ja selleks siis kasutatakse kas puitu või metalli. Selliste sõrestiksildade puhul mängib rolli üks kujund. Kui sa sõrestiksilda vaatad, siis sa võid sealt märgata, et see on kolmnurk. Kolmnurk on väga tugev struktuur. Kui sa rakendad jõudu kolmnurga ühele sirgele, siis see paindub. Aga kui sa rakendad jõudu kolmnurga tipule, siis see jõud ühtlustub seal kolmnurga telgedel võrdväärselt. Sõrestiksillad on üldjuhul väga tugevad ja nende ehitamine on ka seetõttu hästi kulukas, kuna sinna läheb palju materjali ja ühtlasi on need ka suhteliselt keerukad. On olemas veel üks sild, mis suudab tegelikult kanda veel rohkem kui sõrestiksild. Selleks on rippsild. Näiteks üks kõige suuremaid rippsildu asub Jaapanis ja see on pea 4 kilomeetrit pikk. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas mõjuvad jõud rippsillale. Jõud kantakse koormuse ajal nii sillatekilt mööda trossipidi suurte trossideni ja sealt omakorda taladeni ja ankrutele. Niimoodi tegelikult tasakaalustatakse jõud ja see sillaga ei saa midagi halba juhtuda. See joonis ei ole tehniline joonis, vaid näitab lihtsalt, kuidas need jõud liiguvad mööda trosse. Päriselt insenerid arvutavad väga hoolega välja, kuidas mõjub sildadele nii tõmbejõud kui ka survejõud. Nüüd vaatame lähemalt, kuidas levib tõmbejõud ja survejõud talasillas ja sõrestiksillas. Nagu te võite näha, miks on näiteks sõrestiksilla ehitamine niivõrd keeruline, kuna seal on vaja nuputada inseneridel päris palju, et kõik need jõud oleksid tasakaalus. Aga nüüd võtame ette eksperimendi ja nende näidete puhul proovime
ehitada ise legodest ühe silla. Ja selleks ma kutsun siia endale abilise, kellega koostöös me seda tegema hakkame. Tere! Enne, kui me asume ehitama, siis me võiksime visualiseerida selle silla siia paberi peale, et siis me juba teame täpselt, millist silda me soovime ehitada. Ja selleks siis võibki kasutada lihtsalt valget paberit ja pliiatseid või vildikaid ja proovida visualiseerida. Ja kui me oskame, siis paneme siia peale ka, et mismoodi siis see tõmbejõud ja survejõud sellele sillale võiks mõjuda. Aga ole hea, Karoliin. Kas sa tead, kuidas seda silda kutsutakse? See on kaarsild. Just täpselt, see on kaarsild. Aga võtame äkki teise värvi ja proovime ära märkida siia ka need jõud. Et kui siia koormus rakendub, et mismoodi siis see jõud siin liigub. Roheline survejõud. Ja kaarsild ongi siis selline sild, kus on ainult survejõud, aga ei ole tõmbejõudu. Nii, aga meil on jooni sees. Me teame, millist silda ehitada, nii et alustame siis ehitusega. Me saime Karoliiniga nüüd silla valmis, see, mida me planeerisime, kaarsilla, ja me oleme välja valinud mõned esemed ja nad ära kaalunud ja alustame siis kõige kergemast ja proovime siis, kui palju koormust meie sild jaksab kanda. Nii, ole hea, Karoliin, hakka sina proovima, et esimene on siis tavaline telefon. No, see kaalub 165 grammi, nii et see on suhteliselt kerge, et tundub, et seda jaksab sild kanda. Aga ma võtan äkki panen nad siit teiselt poolt siis ära, et siis sa võtta järgmise. Nii, nüüd meil on, mis meil järgmine on? Järgmine on meil vist robotpalve. See kaalub 180 grammi. Ja tundub, et seda ta kannatab ka. 286 grammi. Ma olen ikka väga tugeva silla ehitanud. Tundub, et seda ka ilusti kannatab. Nii, väike tööriistakast. 340 grammi. Kannatab ka. Nii, siis siin on üks purk täis sädelust. Mis on 369 grammi. Oho, nii. Vaata, mis järgmine on. Kolmist haamer. 773 grammi. Kannatab ka. Nii, nüüd läheb juba päris raskeks. Nüüd tuled juba üle kilosed asjad vist või veli tule? See on 878. 878 grammi. Oi, nad isegi mõra ei tulnud sisse. Nii, aga lähme siis tugevamate esemete peale. 1015 grammi. Midagi prõksus. Midagi prõksus või? Jaa, ühe korra, kui see peale pani siis. Peale prõksus, no igatahes mõra pole näha, nii et lähme julgelt edasi. 1133 grammi. Ei. Meil hakkavad asjad otsa saama. Nii järgmine trell. 1302 grammi. Ei.
püsib endiselt. Järgmine kõikidel kodustel majapidamistel olemas trikkraud. Nii palju see kaalub? 1330. Ikka püsib vapralt. Nii, raamat. Raamat kaalub meil 1485 grammi. Endiselt kannab. Mul on selline tunne, et me peame hakkama siit uusi neid samu asju tagasi nüüd panema. Jätame selle raamatu siia peale. Ma panen igaks juhuks nii pidi, et siis see jõukese on nagu niimoodi ütlusem. Aga ma ei tea, pane äkki neid värvipurke, need olid sellised peaaegu et kilosed. No paned ikka niipidi, no pane niipidi. No. Pane võib-olla alguses üks keskele, siis hakka sinna külgedele panema. No päris tugeva silla oleme ehitanud ikkagi. Meil ei mahu asjugi siia peale, nii palju kannatab. Siin on juba peaaegu ju 4 kilo kindlasti. Seal peal ta vist ei püsi, aga vaata, võib-olla sul õnnestub see akutrell sinna veel panna. Lükka seda pudelit, keskmist pudelit edasi ja siis. Ei, see sild anna meil järgi siin ühtki. Aga ma ei tea, proovime siis tule kustutit äkki. Jaa. Aga tuled mul appi. Nii, paneme ta siia hästi aeglaselt. Nii. Ja voilà, see on 6 kilogrammi ja suudab ikka päris palju kanda. Jaa. Väga hea töö. Hästi tehtud. Nii, aga meil on üks asi veel, mida me võime proovida. Meil on siin üks vana Singer õmblusmasin. Ma küll ei tea, kui palju see kaalub. Aga vaatame. Ei ole keskel või? Nii. Uskumatu, kui hea kandevõimega. No mis see raskem kui nüüd Singer. Ta kuidagi minu selle ühe käega niimoodi ma hoian sind ja siis aga astesti aeglaselt siis sinna peale on ju. Nii. Me oleme nüüd seda Karoliini ja minu poolt ehitatud silda katsetanud erinevate raskustega ja kui üks sild ikkagi kannatab ka ehitaja ära, siis ma arvan, et saab nimetada seda ikkagi heaks inseneritööks. Aga kuidas sulle endale meeldis? Mulle väga meeldis ja see oli väga lõbus. Selle kaarsilla tegigi tugevaks tegelikult siis see, et kogu see surve läks mööda neid kahte konstruktsiooni või kaareala alla ja sellepärast ma arvan, ta lihtsalt nii tugevaks osutukski ja kindlasti ka see, et me neid plotse panime nagu erinevat pidi siia, et me ei ehitanud neid ühte pidi ja sellepärast tuli see talade struktuur ka hästi tugev. Nii et selle tegevuse puhul siis on jällegi väga hea, et te saate seda teha kodus, üksinda, iseseisvalt või ka tiimitööna koolis, et kõikidel on kodus Lego klotse ja saate siis ise testida samamoodi erinevate esemetega, kuidas siis selline tugev sild ehitada. Meie väikene eksperiment Legodega. Ma saan aru, et meil on ka Mari-Liis nüüd otse eetris olemas. Tere, Mari-Liis! Tere! No nii, Mari-Liis, ma saan aru, et see on üks mitmes näiteks, kuidas ühendada erinevad matikvariante, et see ühendas väga hästi just loovust ja inseneeria poolt tõenäoliselt kõige enim, aga
aga sellised ülesanded saab teha veel hulgi ja ma tean, et nii homme on veel mitu näidet ees ootamas, aga kolmapäeval, neljapäeval on ka üks näide ees ootamas, nii et sinu võib-olla lühike kokkuvõte on see, et tahaks küsida 2 küsimust, et üks on see, et palju sa oled selliseid eksperimente teinud ja mis sa arvad, palju sa suudaksid veel teha, kui sulle antakse ainult vaba aega? Mul on nagu selles mõttes hea võimalus Visitas selliseid asju teha kogu aeg, iga päev. Praegu küll hetkel võib-olla vähem, kuna meil on kõik lapsed kodudes, aga me teeme väga palju ettevalmistusi, et just sarnaseid töötube nüüd, kui lapsed saavad jälle meil käima hakata, teha iganädalaselt. Nii et meie teeme ettevalmistusi juba täna, nii et ma väga loodan, et need jäävadki meile nagu traditsiooniks, nii nagu meil kogu aeg on olnud. Nii et ma just nagu ma kuulasin ka huviga seda teie diskussiooni siin alguses, et need 3 näidet, mis selle 3 päeva jooksul tulevad, on võib-olla siis sellised õpetajatele sellised tunni näited või tunnikava näited, et kuidas võib olla üks selline tund üles ehitatud, et alguses on 5 minutit teooriat ja siis minnakse siis kas individuaalselt või tiimidena mingit praktilist ülesannet tegema või mingit eksperimenti, mis siis tegelikult nagu kinnitab reaalselt läbi käelise tegevuse neid tõekspidamisi. Antud juhul siis ka siin oli ka väga palju füüsikaga seotud, eks ju, et mitte ainult inseneeria, et lapsed tegelikult saavad läbi selle elulise kogemuse kätte need teadmised, mis neil vaja on, et see ei ole neil mingisugune õpiku tarkus, mida õpetaja neile klassi ees räägib. Aitäh sulle mõtete eest, Mari-Liis. Praegu ütlen sulle enda poolt head aega. Näeme sinuga homme uuesti videote kaudu ja lõpetame tänase päeva siis ära veel korra kiirelt ühe sükse video väljakutsega. Nimelt siis loodetavasti on tänane debatt ja tänane ka see väike eksperiment, mis me nägime, piisavad mõtteid teile kõigile, et omalt poolt siis teha selline kodus või koolis, kui teid vähegi kooli lastakse 1 kaupa või 2 kaupa, siis mingisugune challenge, ehk siis näidake meile, kuidas te suudate ühendada ära näiteks inseneeria või matemaatika, näiteks laulmise või näitlemisega. Tehke sellest väike video ja saatke siis aadressile www.matic.insplay.ee väljakutse. Et 3 minutit võiks olla, 1-3 minutit videoklipp, saad osaleda üksi või saad osaleda tiimiga. Tähtajaks on 10. mai 2020 ja võitjal on siis ka välja pandud Lego Education Spike Prime robootikakomplekt, mis on äsja siis Lego tulnud välja uus robootikakomplekt, mis on siis mõeldud eriti siis noorematele lastele, kes saavad sellega teha erinevaid asju. Mina hakkan oma poolt praegu võtan siis jutu otsad kinni sellega, et homme on meid eesotamas eksperimendipäev. Teeme läbi 2 eksperimenti. See on siis täppisteaduse päev, kus rõhku eelkõige võib-olla siis tõesti inseneerial ja teadusel. Ja neljapäeval on meil eesotamas siis kunsti ja loovuse päev, kus me räägime sellest, mida teeb see K-täht seal Matic lühendis ja toome natuke ka sisse siis Rakett 69 saadet ja kuidas see aitab meile tuua erinevaid ideid siis kodust ülesannete tegemiseks. Aga praegu ma oma poolt lõpetan selle tänase webinari ära. Aitäh, et tulite vaatama. Ma näen, et meil on siiamaani üle 200 inimese siin kohal. See on vägev number. Ma loodan, et ka järelevaatamises on vähemalt 100 palju inimesi. Ja nägemiseni ja homme kohtumiseni. Aitäh!